Tšauki tšau, kallid Kuutaro kanali vaatajad, aitäh kõigile peregrupi liikmetele, kes on liitunud grupiga ja vaatavad ka iganädalasi pikemaid suhted armastusvideosid. Ja üldplaanis vaatame siis üle, mida see kuu vahetus toob kõigile 12 tähtkujule. Tšauki tšau kõikidele jääradele ning vaatame siis üle, mida see kuu vahetus toob teile. Mis on tulemas jääras suunas? Lähitulevik jäärale. Ja olemas nad ongi. Esimese kaardina tahab meile enda nägu näidata Sauade 9. Sauade 9 on nüüd siuke ettevaatliku käitumise kaart, millegi jaoks võib-olla valmisolek. Tegutsemine kindlasti, sauadega aktiivsus, loovus, kirglikkus, ma ei tea, kas see heli siin taustal on liiga kõva. Loovus, kirglikkus, asjad on ju. Muidugi nüüd Sauade 9 on hästi positiivne energia selles mõttes, et see kaart räägib nagu mineviku vigadest õppimisest. Ja tegelikult see kaart ütleb, et keegi on siin õppinud mineviku vigadest ja enam justkui samu vigu ei korda. Ja tegelikult see kaart siis ütleb ka seda, et kui teie ellu peaks tulema mingi muutus, siis te olete valmis tegutsema. Ahaa, ja teise kaardina jääradele väljas siin mõõkade 10. Ja mõõkade 10 nüüd 10-test on kõige raskem siuke nagu tsüklikaart, et 10 alati lõpetavad ära vanema raskema tsükli ja alustavad uut paremat tsüklit. Aga 10 mõõka selga kaart justkui samas siuke valgustushetk või pöördepunkt elus kaart, et siin kaardid on näha, et inimene on justkui tulnud alla mäge, aga ta on jõudnud põhja ja põhjast hakkab tee minema nagu ülesse poole. Et siis tegelikult mõõkade 10 siin justkui ütleb, et jääradel kas on hiljuti lõppenud või on peagi lõppemas siis mingi raske nagu tsükkel. Palju mingit mentaalset võib-olla siukest koormat tundub, sest mõõgad on hästi mentaalsed kaardid ja samas nad on siuksed head suhtluse kaardid, aga pigem siin on siuke negatiivne suhtlus. Aga jällegi ma ütlen, et väga hea on see, et see Sauade 9 oli seal ees, et te õpite sellest veast. Ja lõppkokkuvõttes kolmas kaart näitab jääral aga Sauade 6. Ja Sauade 6 on siuke uhkustunde kaart ja võidukuse kaart. See on isegi selles mõttes päris huvitav siuke nagu konkurentsile ärapanemise kaart. Ja võib tähendada vabalt ka lavavalgust või siukest kuulsust või tuntust. Et igal juhul nagu edukus jällegi 2 saua, et kui ise tegutsete, olete aktiivne, kasutate ära enda loovust, teete midagi, mida te teete kirega, siis tundub, et on siin saavutused tulemas. Ja vaatame lõpetuseks, mida Kuutaro pakk näitab jäärale. Mida näitab Kuutaro pakk jäärale? Mis on siit tulemas jäärale? Ja jäärale tuleb siit kaart, mis ütleb, et vaadake suuremat pilti. See võib olla siin märk sellest, et natukene võib-olla olete ikka veel liigselt kinni mingites negatiivsetes mineviku emotsioonides või mõtetes, võib-olla ka hirmudes, aga siin tuleb nagu hirmudest üle saada ja tuleb hakata tegutsema, et väga hea tegutsemise energia, et kui tegutsete, siis olete edukas ja mõõkade 10 peaks alustama siis uut paremat tsüklit teie jaoks. Jäärad, see oli siis selleks korraks teie lugemine, oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšauki tšau kõikidele sõnnidele ning vaatame siis üle, mida see kuu vahetus energia toob teile. Mis on tulemas siin sõnnidele lähitulevikus? Mis on tulemas sõnnidele ja väga-väga huvitav. Esimese kaardina muidugi on siin sõnnide jaoks väljas mõõkade emand. Mõõkade emand nüüd on küll naisenergia kaart, samas ei pea tähendama seda, et see on tingimata naiste energia või naiste rahva energia. Et mõõkade emand on iseenesest siuke aus õiglane inimene, hästi nutikas või terava taibuga, kindlasti mõõkadega hea suhtleja. Muidugi veel suhteliselt edukas ilmselt ja hästi iseseisev ütleks, aga mõõkade emand on vahepeal iseendaga liiga karm või näeb maailma vahepeal liiga tumedates toonides. Et kui tunnete ennast siin ära, siis ärge olge endaga liiga kuri. Samas võib see kellelgi olla siuke austaja partneri lähedase isiku kaart ja kui mitte kedagi selles energias ära ei tunne, siis on võimalik, et see võib olla uus inimene, kes teie ellu alles tekib või olete te ise selles energias peatselt. Nüüd aga teise kaardina nägin tegelikult juba ennem ära lendas siia tagurpidi surmakaart ja surm taassünd siis sellest taros ja surma taassünni kaart on siis hästi suur siuke nagu spirituaalse muutuse või spirituaalse avastuse kaart. See võib tähendada täiesti uusi nagu maailmavaateid või tõekspidamisi. Võite väga hästi tajuma hakata teisi inimesi. Igal juhul see kaart peaks ära lõpetama mingid hästi pikalt kestvad tsüklid. 5, 10, 15, ma ei tea, 20, isegi 30 aastat võib-olla, eks ju. Aga mingid
tsükkel siin peaks ära lõppema ja kellegi juurde peaks tulema nagu selgus. Muidugi surmakaart on nüüd hästi aeglane kaart, eks ju, et see kaart ütleb, et kõik olukorrad ja asjad ja kõik juhtub omal õigel hetkel ja ajal. Et ärge liigselt hakake midagi nagu vägisi läbi suruma, et küll kõik tuleb, mis tulema peab. Nüüd muidugi aga viimase kaardina sellest pakist tuleb sõnnile välja sauade 5 ja sauade 5 on nüüd huvitav kaart, et ta näitab võitlemist või võistlemist või ta võib näidata treenimist või harjutamist ka, aga see on natukene siuke nagu konkurentsikaart. Et siin mingis vallas võib siis kellelgi olla nagu konkurentsi, see kaart on ka natukene siukeste ärritavate sündmuste või pisikeste tagasilöökide kaart, aga tasub lihtsalt ennast negatiivsetest olukordadest siis nagu eemale hoida ja samas sauade energia ei ole üldse halb, nagu see aktiivsus, loovus ja kirglikkus, et võib-olla siin kaardid just ütlevad, et võidelge selle nimel, et te saaksite minna enda mingi eluunistuse nagu poole. Ja vaatame, mis lõpetuseks Sennile tuleb Kuutaro pakist, mis tuleb siin lõpetuseks Sennile Kuutaro pakist, mis on tulemas Sennile lähitulevikus, kas tuleb üldse midagi lähitulevikus? Kas täiskuu tuleb? Ja tundub, et täiskuu tuleb. Muidugi kaart on siin Cardinal Moon, aga see kaart ütleb, ole julge ja tee ise esimene samm. Ehk siis võib-olla siin on siuke, need maailmavaated, eks ju, et võib-olla te oletegi mingis siukses hirmus elanud või kogu aeg on teiega nagu võisteldud või midagi. Aga samas nüüd on justkui tundub, et siin on võimalus kellelgi olla nagu julge ja teha ära mingi samm või valik või muidugi see võib olla ka kellegi jaoks mingi austaja, et mingi austaja teeb ära otsuse tulla teie suunas. Et eks te ise teate paremini, mis teie olukorras toimub, aga tundub, et surmakaardiga siin mingid tsüklid lõpevad ja uued avastuste tsüklid nagu algavad. Sennid. See oli siis selleks korraks teie lugemine, oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaksikutele ning vaatame siis üle, mida see kuu vahetus toob teile. Mis on tulemas siin lähitulevikus kaksikutele? Okei, väga huvitav. Ja kas tuleb kolmas ka? Okei, no nii. Selged pildid. Esimese kaardina kaksiku jaoks väljas mõõkade 9. See on siuke ai kaart, eks ju, et ta on siuke kurbuse, kahetsuse kaart, võib tähendada mingeid uneprobleeme, mingeid hirme, aga tihti on see siuke minevikule tagasivaatamise kaart või mineviku kahetsemise kaart, et ma ei tea, kas see on teie energia või on see kellegi teise inimese energia, aga kaksikud, keegi siin midagi kahetseb minevikust. Ja kuna kaksikutele see number 2 nii väga meeldib, eks ju, või topelt asjad, siis teise kaardina on siin väljas müntid 9 ja see teeb olukorra hästi huvitavaks, sellepärast et üks on hästi kurb number 9 kaart ja teine on hästi rõõmus number 9 kaart. Me oleme ka muidugi aastas 2025, mis on number 9 aasta, ehk siis võib-olla kaksikutel 999 praegu, kui lööte interneti sisse, mis tähendab võib-olla resoneeruvalt leiate sealt midagi. Muidugi müntid 9 tähendab nüüd siukest külluslikku, luksuslikku elu. See on elu nautimise kaart, õnnekaart, see on väga hea loomelisuse kaart. Muidugi müntid 9 on tihti siuke nagu üksik inimene või hästi iseseisev inimene, et see kaart ütleb, et inimene saab kõigega ise väga hästi hakkama. Aga siin on ka see papagoi, eks ju, või mingi linnuke, mis võib tähendada mingit siukest netisuhtlust või keegi võib siin mingi ühendust võtta või mingi kutse teha, aga siis te peate olema nagu valmis, et ei lähe nagu mineviku hirmudesse või et justkui kui te kardate, et iga järgnev olukord on halb, kui te minevikus oli halb olukord, siis te kutsute seda halba ligi, et pigem üritage positiivne olla, sest müntide 9 siin nagu justkui heastab selle mõõkade 9 ära. Ja kolmanda kaardina esimesse ritta või ainukesse ritta või teise ritta võtan kuukaardi, aga kolmanda kaardina tuleb siin kaksikutele välja sauade kuningas. Nüüd meesenergia kaart, samas meesenergiat on mõlemal sugupoolel, on siin võimalik endal saavutada see energia. Kindlasti võib olla see kellegi jaoks kütkestava, kirgliku, austaja, partneri, lähedase inimese energiakaart. Muidugi seksuaalenergiaga sauadega peab hästi ettevaatlik olema. Võib see tähendada justkui siis, et inimene võib tulla teie suunas füüsilise kontakti eesmärgiga. Samas, ma ütlen, et siin on võimalik endal see energia saavutada, et see on niisugune hästi karismaatiline, hästi enesekindel, julge, eks ju. Ja tihti siis sauade kuningas tähendab mingit edukust või võidukust ja sauad võivad tähendada siin ka sportlikust või head välimust, nii et võimalusi siin on mõlema poole pealt. Ja vaatame lõpetuseks, mis on siin kaksikutele tulemas Kuutaro pakist.
kas on siin karjäär või on siin armastus, mis siin täpselt on või on siin enesearengud ja tundub, et selle peale hüppas nagu välja üks kaart ja tuleb selline kaart, mis ütleb, et lahendused on peagi jõudmas teieni. Ehk siis, kui te ise ka päris kindel veel ei ole mingites teatud olukordades, võib-olla siin ongi see, et natukene midagi mineviku mingi olukord või mingid emotsioonid, hirmud hoiavad kedagi nagu tagasi. See ei pruugi üldse teie olla, võib ka olla mingi teie austaja, aga tundub, et need lahendused on varsti tulemas ja saab see tee minna liikuma. Kaksikud, see oli siis selleks korraks teie lugemine, oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele vähkidele ning vaatame siis üle, mida see kuuvahetus toob teile. Ja mis on siit tulemas vähile lähitulevikus? Ohoo, huvitav. Siin kellelgi eespool oli ka vist selline energia. Tuleb siit vähile esimese kaardina välja mõõkade emand. Naisenergia kaart, muidugi see alati ei pea tähendama naisterahvast, et ka meestel on natukene naisenergiat, igal juhul hästi iseseisev inimene, hästi nutikas, aus, õiglane inimene, mõõkadega kindlasti hea suhtleja. Samas üks väike miinus mõõkade emandal on see, et on iseendaga liiga karm või näeb maailma vahepeal liiga tumedates toonides. Et kui te tunnete ennast selles energias ära, on see teie energia, samas võib see olla austaja partneri lähedase isiku kaart ja kui mitte kedagi selles energias ära ei tunne, siis võite selle energia alles ise saavutada või siis on see mingi uus inimene, kes peatselt teie ellu peaks tekkima. Nüüd teise kaardina mõõkade emanda kõrvale kohe välja anda ka sauade kuningas ja sauade kuningas toob siia niisugust karismaatilisust, julgust, enesekindlust. Sauad tähendavad siin nüüd niisugust sportlikust või head välimust või aktiivsust, loovust, kirglikkust, igal juhul muidugi selle kire või seksuaalenergiaga sauadega peab natukene ettevaatlik olema, et kui siin uued inimesed teie suunast tulevad, et nad ei tuleks ainult füüsilise kontakti eesmärgiga, aga tundub, et siin on nagu keegi hästi niisuguses võimekas energias. Nüüd jällegi meesenergia kaart, samas ei pea tähendama üldse meesterahvast, võib-olla teie energia, võib-olla austaja energia, kütkestava kirgliku austaja sellisel juhul, või siis mingi lähedane inimene või täiesti uus inimene ja võite ise selle ka saavutada. Aga nüüd vähid. Kolmanda kaardina siit pakist tuleb teile välja veel ka keiser. Ja kui nüüd emanda ja kuninga puhul ei saa kummagi puhul öelda, et kas tegemist on siis 100% mees või naisisikuga, siis keisri puhul nüüd küll saab 100% öelda, et tegemist on meesterahvaga. Sest keiser on niisugune võimekas energia, stabiilsus, turvatunne ja autoriteet. See on niisugune isa energia või võimeku ülemuse energia. Et siin mingid niisugused suhted võivad ka rolli mängida kas isaga või ülemusega. Muidugi meesterahvastel on nüüd võimalik siin teha läbi mingi suur areng ja väga võimalik, et siin meesterahvad on selles sauade kuninga energias ja kui nad teevad selle arengu läbi, siis nad saavad sinna keisri staatusesse. Muidugi naisterahvaste puhul jällegi võib see keiser tähendada siin ka mingit niisugust stabiilset, turvalist austajat. Tegemist võib olla mingi vanema isikuga, aga samas võib olla tegemist lihtsalt mingi hästi aruka või targa inimesega. Keegi võib siin kellelegi ka mingit head nõu anda. Ja vaatame, mis siin lõpetuseks vähile tuleb Kuutaro pakist. Mis on vähile tulemas Kuutaro pakist? Endas välja kaks kaarti, üks nägu eetpidi, teine tagurpidi ja võtame nägu eetpidi kaardi ja tuleb selline kaart, mis ütleb, et ärge laske enda uhkusel ennast tagasi hoida ja väga tuline see täiskuu lõvis kaart tuleb siin üleval, on sauade kuningas, keiser on muidugi jääraenergia kaart, aga ka tulemärk, et siis 3 tulemärki siin mõõkade emanda kõrval, mingid tulemärkide energia ja kui see kaart viimane siin ütles, et ärge laske enda uhkusel ennast tagasi hoida, siis võib-olla üritage ka näha nii-öelda teistest vaateväljadest mingeid olukordi ja kui rahulikult siin võtate ja suudate rahu säilitada, siis tundub, et olete siin midagi saavutamas. Vähid, see oli siis selleks korraks teie lugemine, oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele lõvidele ning vaatame siis üle, mida see kuuvahetuse energia on toomas teile. Ja mis tuleb siit lõvile lähitulevikus? Ohohoo! No siin läheb väga põnevaks. Esimesena
tahtis meile enda nägu näidata maagikaart. Ja maag on siis taros number 1 energia. 1 on meesenergia, mis tähendab loomist. See on siuke kaart, mis tegelikult ütleb, et teis endis on kõik olemas selle jaoks, et te saaksite luua endale nagu parema tuleviku. Kindlasti muidugi maagikaardiga hästi tähtis on suhtlus, tegutsemine, manifesteerimine ja kõige tähtsam on siis usk. Usk iseendasse, enda võimalustesse ja enda võimetesse endale see parem tulevik luua. Ja kui te usute ja tegutsete ja manifesteerite ja suhtlete, siis siin on väga suur potentsiaal kellegil. Teise kaardina on lõvide jaoks kohe väljas ka sauade 7 anda. Sauade 7 on siuke hästi nagu enesekindel kaart või enda põhimõtetele kindlaks jäämise kaart. Sauad, eks ju, muidugi siuke aktiivsus, loovus, kirlikkus, et igal juhul nagu tegutsemise kaart. Aga see kaart ütlebki nagu seda, et kui te teete ära mingi valiku ja võtate vastu mingi otsuse kuhugi suunas nagu liikuda, siis liikuge kindlameelselt selles suunas. Ärge pange liigselt palju tähele teist inimeste mingit arvamust või soovitust, et see kaart negatiivse poole pealt võib natukene tähendada seda, et keegi üritab teid nagu meelega halvale teele viia või enda teelt nagu kõrvale tõmmata. Maagikaart siin ka negatiivse poole pealt võib tähendada, et keegi üritab nagu halba energiat saata, eks ju. Aga kui te jääte endale kindlaks ja usute iseendasse ja tegutsete, siis tegelikult ma ütlen, et siin on võimalus kellelegi hästi palju nagu areneda. Ja sauade 7 on siuke siin spirituaalne kaart ka, et 2 spirituaalkaarti järjest. Ja muidugi nüüd 3. kaardina tuleb lõvidele välja jõud ja lõvide enda energiakaart, mis tegelikult siis näitab mingit väga suurt tugevust, nii füüsilist kui mentaalset, ja jõukaart ütleb, et te saate kõigega nagu hakkama. Jõukaart muidugi võib tähendada pisikesi nagu siukseid tagasilööke või kaikaid kodaratesse, aga samas see kaart ütleb ka nagu seda, et mida vähem te tähelepanu pöörate nendele negatiivsetele asjadele, seda lihtsam teil on nendest olukordadest nagu üle sõita. Ja kaart lõppkokkuvõttes ikkagi ütleb seda, et kui te ise alla ei anna, ei ole võimalust kaotada. Seega senikaua, kuni te tegutsete ja võitlete, senikaua olete te põhimõtteliselt ka võidukas ja kaotada ei ole nagu võimalik. Et ülimalt hea ja tugev energia, 2 suurt arkaani ka siin muidugi, number 1 suur arkaan ja number 8, kokku on siis 9 ja meil on 2025 ka. Aga vaatame lõpetuseks, mida lõvidele on toomas kuutaro pakk. Mis on tulemas siin lõvidele kuutaro pakist? Mis on tulemas lõvidele lähitulevik? Ja lähituleviku peale lendas välja tasakaalustage spirituaalsus ja praktikaalsus. Ehk siis võib-olla kõige lihtsam näide on see, et mõtlete päevaplaani läbi, hommikul ärkate üles, panete võib-olla mingid hertsid käima, istute 5 minutit niimoodi silmad kinni ja kujutlete ette, milline teie päevaplaan on, et tõusete voodis püsti, lähete vannituppa, pesete hambad, käite WC-s, mida iganes, eks ju, panete riidesse, lähete tööle, teete seda ja kui te visualiseerite seda ette, siis tegelikult neid asju päeva jooksul tehes on teil palju lihtsam ja kergem energia. Lõvid, see oli siis selleks korraks teie lugemine, oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele neitsidele ning vaatame siis üle, mida see kuuvahetus toob teile. Ja mis on tulemas neitsi suunas lähitulevikus? Mis on tulemas neitsi suunas lähitulevikus? Mis on tulemas ja kõik 3 kaarti, mis tulid, lendasid tagurpidi. Ehk siis võtame nad õiges järjekorras. Esimesena hüppas lauale, sauade äss. Neitsid sauade äss on nüüd ülimalt võimekas kaart. See kaart räägib tugevast enesekindlusest, saavutamisest, muidugi ka tugevast kirest, et see on hästi tugev seksuaalenergia kaart. Aga hästi palju just seda nagu loovust ja edukust ja saavutusi, et sauadega kindlasti see kaart tähendab seda, et te peate nagu tegutsema, aga see kaart ütleb seda, et kui te tegutsete ja olete enesekindel ja liigute enda eesmärkide poole, siis te need eesmärgid ka saavutate. Ehk siis meeletult hea potentsiaal. Nüüd aga teise kaardina on siin neitsidele väljas mõõkade 8 ja mõõkade 8 võib nüüd tähendada seda, et te hoiate iseennast nagu tagasi. See on siuke ülemõtlemise kaart või illusioonide vangis olemise kaart, aga tegelikult siin on nagu aru saada sellest, et kui see inimene seal peeglis võtab sideme silme eest ära, siis ta tegelikult näeb, et mitte miski ei hoia teda nagu tagasi, et okei, võib-olla siin mingid väiksed niidid, eks ju, aga need tõmmate puruks ja liigute edasi. Et siin ilmselt kaart üritabki öelda siis, et laske mingitest mentaalsetest hirmudest või mingitest mineviku kogemustest nagu lahti. Et kindlasti õppige enda vigadest, ärge samu vigu korrake, aga ei tasu seda negatiivset energiat endaga kaasas kanda.
ja täpselt nii on, sest et kolmanda kaardina tuleb Neitsile välja mõõkade 4 ja see kaart võib tähendada natukene seda, et te olete teistele inimestele enda energiat liiga palju nagu välja andnud. Võib-olla just suhtluse baasil nagu, et mõõgad on hästi suhtlevad kaardid. Samas see mõõkade 4 on siuke nagu väsimuse või puhkamise kaart, mis siis ütlebki nagu seda, et te peate rohkem võtma aega iseenda jaoks ja puhkama. Ja kui te võtate aega iseenda jaoks, siis tegelikult see kaart ütleb ka seda, et tänu sellele on võimalik vabaneda siis mingist negatiivsest, ma ei tea, kas see on mingi mineviku kogemus, hirm, mõõgad on siuksed hästi nagu mentaalsed kaardid ja muidugi suhtlusalased kaardid ka, aga siin pigem mulle tundub, et on see mingi siuke hirm, mis on nagu minevikust jäänud, mis teid natukene hetkel tagasi hoiab tegutsemise eest. Ja vaatame lõpetuseks, mis siit tuleb Kuutaro pakist Neitsidele. Mis tuleb Neitsidele? Ja midagi siit välja hüppas ja tuleb selline kaart, mis ütleb, et uus algus on tulekul. Ehk siis ma ei tea, uus algus teile milles, igal juhul natukene võtke rohkem aega enda jaoks, samas üritage vabaneda negatiivsetest mineviku hirmudest ja tegelikult Sauad Äss ütles, et kui te ise tegutsete, olete aktiivne, kasutate ära enda loovust või teete midagi, mida teete kirega, siis olete tege edukas ja võidukas. Neitsid, see oli siis selleks korraks teie lugemine, oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaaludele ning vaatame siis üle, mida see kuuvahetuse energia toob teile ja mis on tulemas siin kaalude poole lähitulevikus. Mis on tulemas siin kaalude poole lähitulevikus, see on päris huvitavalt, kaalud tahavad need kaardid hüpata. Üks on siin vahel kinni ja kas ta tõesti tuleb ja kukub siit lõpus välja? Ei, jäi siia vahele. Maailmakaart oli see, aga läheb maailmakaart pakki tagasi. Ei ole veel pikad suured tsüklid teie jaoks vist lõppenud. Ja päris kõige suurem edukus ei saa ka tulla, aga samas igaüks on enda õnnesepp, kaalud. Ja kohe esimese kaardina viskab teile siin maailma asemel välja hoopis õnneratta. Ja õnneratas on siuke kaart, mis ütleb, et kui te jääte liigselt kauaks koha peale seisma, siis võib teid hakata saatma mingi halb õnn või ebaõnn ja mingid olukorrad võivad sootuks ära lõppeda. Samas see ei ole üldse halb kaart, sest õnneratas peaks saatma ikkagi head õnne ja see kaart ütleb, et kui te ise tegutsete, siis tuleb teie poole nagu mingeid uusi võimalusi või uusi valikuid ja peaks teid saatma nagu edu. Ehk siis igal juhul siin kaalud tasub tegutseda enda eesmärkide nimel. Nüüd teise kaardina on siit välja anda müntide 3. See toob nüüd siia veitsukest nagu mingit töö või materiaalset energiat. Samas muidugi müntide 3 on tihti siukeste edasiste tulevikuplaanide tegemise kaart, aga 3 tähendab mitmust. Ja see kaart on siis siuke kaart, mis räägib ka heast koostööst ja ta ütlebki nagu seda, et kui te soovite enda olukorras kiiremini nagu areneda, siis on siin mõistlik teha teiste inimestega nagu koostööd. Ma ei tea, kas on siis tööalane koostöö või suhtealane. Muidugi suhtealastes küsimustes number 3 ei ole nagu väga head energiat, aga kuna see on müntide kaart, siis see on rohkem siuke tööalast arengute või uute plaanide tegemise kaart. Ja viimase kaardina sellest pakist on kaaludele tulnud välja ka mõõkade emand. Mõõkade emand on nüüd kindlasti hästi iseseisva inimese energia, siuke aus, õiglane, mõõkadega kindlasti hea suhtleja. Samas siis mõõkade emand üks siuke väike miinus on see, et ta kipub iseendaga nagu liiga karm olema või vahepeal näeb maailma nagu liiga tumedates toonides. Et kui te tunnete nüüd ennast selles energias ära, siis see on teie energiakaart. Samas see võib olla ka teie lähedase isiku energiakaart, austajakaart, partnerikaart. Tegemist on naisenergiaga, samas naisenergiat on mõlemal sugupoolel. Ja kui te mitte kedagi selles energias ära ei tunne, siis võib see tähendada seda, et peagi olete te ise selles energias või on see mingi uus inimene, kes on peatselt teie ellu tekkimas. Ja vaatame, mis on lõpetuseks siin kaalude jaoks tulemas Kuutaro pakist. Mis on kaaludele tulemas Kuutaro pakist? Keel läheb siin juba sõlme selle lugemisega, aga oodake võimsat muutust. Oodake võimsat muutust, kaalud, sest tundub, et miski on teie poole teel, aga muutused saavad toimuda kõige paremini ainult siis, kui te ise tegutsete ja esimese kaardina õnneratas ütles, et te peate tegutsema ja siis saadab teid ka hea õnn. Kaalud, see oli siis selleks korraks teie lugemine, oli meeldiv ning kohtume varsti taas.
Tšau kõikidele skorpionitele ning vaatame siis üle, mida see kuuvahetus toob teile. Ja mis on tulemas siin lähitulevikus skorpionile, ja väga kiiresti siit need kaardid välja võtame, see tuli viimasena, see tuli teisena ja esimese kaardina nägu tagurpidi lendas laua peale müntide rüütel. Rüütlid nüüd on tihti siuksed nagu austajate kaardid, samas nad alati 100% ei pea olema austajate kaardid. Müntide rüütel muidugi nüüd on küll kõige aeglasem rüütel, samas aga on ta ka kõige töökam ja kõige viljakam rüütel. Ehk igal juhul see kaart peaks tähendama kellelegi arenguid, aga samas siis ikkagi aeglaseid arenguid. Et see on natukene siuke kannatlikkuse kaart või kes tasa sõuab, see kaugele jõuab. Kui see on muidugi nüüd austaja kaart, siis ta võib tähendada heal järjel olevat austajat või viljakat austajat. Ja muidugi see aeglane energia võib tähendada seda, et inimesel millegipärast võtab oodatust kauem aega, et teieni jõuda. Võib-olla siis ta tegeleb mingi mineviku asjaga veel ja väga võimalik, et see nii on, sellepärast et teise kaardina on siin tulemas välja skorpionile karikate 8 ja karikate 8 on tegelikult siis selline kaart, mis räägib raske olukorra selja taha jätmisest ja tuleviku või eluunistuse poole nagu liikumisest. Aga midagi siin on, kas see on toksiline side, suhe, halb harjumus, sõltuvus, negatiivne mõtteviis, karikatega võib-olla negatiivsed emotsioonid mingi mineviku olukorraga seoses, aga see kaart kindlasti siis ütlebki, et jätke see negatiivsus nagu minevikku ja suhtuge ise positiivsemalt, siis tulevad ka positiivsemad olukorrad teie poole. Ja kui on midagi, mida teate, mida ei peaks jätma minevikku, siis kindlasti jätke see minevikku ja liikuge enda unistuste poole. Nüüd kolmanda kaardina on aga skorpionile tulnud välja õigluse kaart. Ja õigluse kaart on siis selline kaart, mis ütleb, et universum paneb asjad paika, et ausus ja õiglus valitseks. Samas see kaart soovitab teil olla aus ja õiglane enne kõik iseendaga ja siis ka teistega. Ja läbi selle peaks siis ka positiivsed lahendused teie suunas tulema. Muidugi kellegi jaoks see võib tähendada nüüd mingid positiivseid uudiseid siis. Ja samas see on ka siuke kaart, mis ütleb, et justkui kannatanu tuleb olukorrast välja võitjana. Et kui te jäite minevikus mingis olukorras nagu kannatanuks, siis tundub, et tulete välja sellest ikkagi võitjana. Ja vaatame, mis lõpetuseks tuleb Kuutaro pakist. Mis tuleb siit Kuutaro pakist skorpionile? Mis tuleb siit skorpionile Kuutaro pakist? Ja tuli siit 2 või isegi 3 kaarti, aga võtame ainult pealmise kaardi ja see kaart ütleb uskuge enda unistustesse ja täpselt siin karikate 8 on see energia, et nagu varjudes tulek ja päikse poole minek ja tõesti see karikate 8 on siuke eluunistuse või elu mõtte poole liikumine, et uskuge iseendasse, tegutsege, olge aus, õiglane ja siis tegelikult peaks ka olema universum teiega aus ja õiglane. Skorpionid, see oli siis selleks korraks teie lugemine, oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele hamburitele ning vaatame siis üle, mida siin on kaardid näitamas kuu vahetuseks teile ja mis on tulemas siin hamburile lähitulevikus. Mis on tulemas hamburile lähitulevikus? Hamburile, mis on tulemas lähitulevikus ja päris kiirelt need kaardid välja, huvitaval kombel need karikad lendasid siin üksteise peale niimoodi. Küll nüüd aga esimese kaardina tuli välja siin hamburile karikate 5. Muidugi kaart tuli tagurpidi, ehk siis võib-olla see tähendab kellegi jaoks mingeid positiivseid emotsioone, aga karikate 5 on siis tegelikult siuke nagu kurbade tunnete või emotsioonide kaart ja tihti karikate 5 räägib minevikust kinnihoidmisest. Ehk siis ma ei tea, hamburid, kas teie ise või keegi siin teie olukorras hoiab hästi tugevalt kinni mingitest mineviku emotsioonidest, mulle tundub karikatega. Aga tegelikult karikate 5 on siuke kaart, mis ütleb, et inimene peaks pöörama ümber ja hakkama uues suunas liikuma, sest uues suunas ootavad mitmed uued võimalused ja valikud. Ehk siis siin üritage pigem olla nagu positiivne. Samas teise kaardina on siin hamburitel väljas ka karikate baas. Ja baasid on sellised hästi nooruslikud energiat, muidugi nüüd karikate baas tähendab kõige rohkem siis intuitsiooni, enda sisetunde nagu usaldamist. Samas aga ta võib olla kindlasti kellegi jaoks nooremapoolse austaja kaart, sellisel juhul karikatega nooremapoolne romantiline austaja. Aga
väga võimalik, et siin on see, et te sisetundega tunnetate ära, kui see õige inimene siis teie suunas nagu liigub. Et kindlasti kaart soovitab iseennast rohkem usaldada. Ja nüüd aga kolmanda kaardina tuleb siin välja hamburitele karikate 6, mis on tegelikult ülimalt positiivne siia lugemisse, sest me alustasime ju karikate 5-ga. Ehk siis 3 kaardist, võimalikust kaardist, 74 kaardist pakist tuli 2 kõrvuti samast massist olevat kaarti. Ehk karikate 5, karikate 6 ja kui see niimoodi lugemises välja tuleb, siis tegelikult peaks see tähendama selle kaardi aspektis nagu arenguid või edasiliikumisi. Ehk siis karikatega romantilised ja emotsionaalsed mingid arengud. Samas nüüd karikate 6 ise on väga sõbralik ja seltsiv ja mänguline, isegi kaart võib tähendada selliseid positiivseid emotsionaalseid üllatusi. See võib olla kaart, mis räägib nagu suhtlusest suurema justkui vanusevahega, aga ta võib ka tähendada lapsepõlvest või justkui nagu minevikust tagasi tulevad mingit inimest, kas lapsepõlve sõber või lapsepõlve armastus, midagi siin nagu on. Igal juhul see inimene peaks teile pakkuma hästi palju positiivseid emotsioone. Ja vaatame, mis lõpetuseks tuleb Kuutaro pakist. Mis tuleb lõpetuseks Kuutaro pakist? Mis tuleb lõpetuseks Kuutaro pakist? Ja tuleb selline kaart, mis ütleb, et on aeg paraneda. Ehk siis midagi ikkagi negatiivset siin selle karikate 5-ga minevikus on. Aga mul on selline tunne, et kellelgi juba on siin on see spirituaalne ärkamine ja selgused ja see intuitsiooni avastamine ja juba keegi siin usaldabki ennast rohkem ja elu tundub lihtsam. Ja ikkagi see karikate 5 ja karikate 6 järjest kaardid tähendavad seda, et peaksin midagi positiivset olema tulemas hamburite poole ka tulevikus. Aga see oli siis selleks korraks teie lugemine, oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaljukitsedele ning vaatame siis üle, mida see kuu vahetus toob teile. Ja mis on tulemas kaljukitsedele lähitulevikus? Mis on tulemas kaljukitsedele lähitulevikus? Ja vau, väga huvitav ja võimas. Esimese kaardina on siin kohe kaljukitsedel väljas müntide emanda kaart. Kaljukitsele väga omane energia, hästi maine. Samas müntide emand tähendab nüüd kindlasti stabiilsust, turvatunnet, head loovust ka. Ja see on usaldusväärse inimese kaart ja hästi hooliv inimese kaart, emalik energia. Müntidega kindlasti küllus, rikkus, viljakus, võib-olla ka rasedus kellegi jaoks. Naisenergia kaart, samas naisenergiat võib olla mõlemal sugupoolel, et kui tunnete ennast selles kaardis ära, siis on see teie nagu energia või kui ei tunne veel ära, siis võite te selle energia peatselt saavutada või samamoodi kui ei tunne ära, siis võib see olla mingi inimene, kes alles teie ellu tekib. Aga kindlasti, kui te tunnete ära, siis see võib ka olla mingi austaja, partner, lähedane isik teie elus, olenemata sellest, et see on naisenergia kaart. Ja tuleb juurde, sest teise kaardina on siin kaljukitsedele välja anda nüüd sauade emand. Ja mina ise ütlen, et sauade emand on kõige võimekam nagu emanda kaart taro pakis. Et see on hästi julge kaart, enesekindel tegutsemine, võidukus, saavutused sauadega kindlasti just see tegutsemine, aktiivsus, loovus, kirglikkus, eks ju. Muidugi sauadega ka tugevam seksuaalenergia, samas sauad võivad tähendada ka sportlikkust, head välimust. Siin on võimalik, et kas keegi läheb ühest energiast üle või on siin ikkagi 2 erinevat isikut, nagu ma ütlesin, kumb nendest naisenergiatest saab ka olla meesterahva kaart. Võib-olla siis pigem see sauade emand, eks ju, enda seksuaalenergiaga. Aga kui siin mingi side või suhe on tekkinud või tekkimas, siis võib-olla selle rasedusega peab natukene ettevaatlik olema, sest müntide emand tundub, et on väga viljakas ja sauade emand tundub ka huvitatud olevat. Nüüd viimase kaardina sellest pakist tuleb aga kaljukitsele välja lõvikaart jõud ja see võib tähendada siin mingit sidet või suhet justkui tulemärgiga, sest siin ees on ka sauade emand. Muidugi võib-olla minu enda elukaaslase jaoks läheb see eriti hästi nagu kokku. Samas siis jõukaart näitab nii füüsilist kui mentaalset jõudu. See kaart ütleb, et te saate kõigega nagu hakkama ja tulete toime. Ta võib tähendada pisikesi tagasilööke või justkui nagu kaikaid kodaratesse. Aga see kaart ütleb ka seda, et mida vähem te nagu tähelepanu pöörate nendele negatiivsetele asjadele, seda lihtsamini need lähevad ka teist nagu mööda.
mööda või sõidate te nendest olukordadest lihtsamini üle. Ja jõukaart lõppkokkuvõttes siis ikkagi ütleb nagu seda, et kui te ise alla ei anna, siis ei ole teil võimalust nagu isegi mitte kaotada. Ehk kindla peale tasub siin edasi tegutseda enda eesmärkide või unistuste poole ja võimalik siin on, et keegi vahetab energiaid või saavutab energia ja võib siin olla mitmeid erinevaid isikuid ka. Vaatame lõpetuseks, mis kaljukitsedele tuleb kuutaro pakist. Mis on tulemas siin lõpetuseks kaljukitsele? Mis on tulemas kaljukitsele? Ja väga huvitav kaart. Võta aega, et hingata välja. Ehk siis võib-olla see on siuke kaart, mis ütleb, et kaljukitsed olete natukene viimasel ajal liigselt pinges olnud ja peaksite võib-olla võtma asju natukene nagu vabamalt. Et ma ei tea, millega siin asi nagu seotud on, aga samas see viimane kaart siin soovitab siis mitte liigselt nagu üle muretseda ja ennast liigselt üle töötada. Aga see oli siis selleks korraks teie lugemine, oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele veevalajatele ning vaatame siis üle, mida see kuu vahetusenergia toob teile. Ja mis on tulemas veevalajale lähitulevikus? Mis on tulemas veevalajale lähitulevikus? Mis on tulemas veevalajale lähitulevikus? Ja 3 kaarti olemas, viimased 2 läksid tagurpidi. Esimene kaart tuli kohe õiget pidi lauale ja veevalajale esimesena anda välja karikate 3. Ja karikate 3 on väga hea siuke sõprussuhete kaart, samas ka natukene nagu meeskonnatöö kaart, aga ikkagi kõige rohkem siuke pidustuste ja tähistamiste nagu kaart. Et tasub siin ligi hoida positiivsed sõprussidemed, suhted ja muidugi karikate 3 on selles mõttes ka huvitav, et karikate 3 võib siin öelda veevalajatele, et mingite pidustuste või tähistamiste käigus te võite tutvuda mingite uute huvitavate inimestega. Need võivad olla mingid uued sõprussidemed, aga kindlasti karikates on alati see spirituaalsus ja samas ka romantika olemas, eks ju. Et võimalusi on siin kindlasti mitmeid ja number 3 mitmust tähendavad. Teise kaardina muidugi on veevalajale tulemas välja mõõkade emand. Mõõkade emand on nüüd hästi siuke sihikindel inimene ja tihti hästi edukas inimene, aus, õiglane, terava taibuga, eks ju, mõõkadega kindlasti hea suhtleja ja enamasti siuke hästi iseseisev tõesti. Muidugi nüüd mõõkade emanda üks miinus on see, et ta võib olla iseendaga liiga karm või näha maailma natukene liiga tumedates toonides. Kui te tunnete ennast selles energias ära, on see teie energia, muidugi võite selle energia alles saavutada ja kui mitte kedagi selles energias ära ei tunne, siis järelikult võib see olla ka mingi uus inimene, kes teie ellu alles tekib. Samas see on naisenergia kaart, aga see ei pea 100% tähendama kohe naisterahvast. Et see võib ka naisterahvaste jaoks olla siuke austaja või partneri või lähedase isiku energia kaart. Ja meeste puhul siis nagunii, eks ju, mõõkade energiaga. Aga midagi siin on selle sõprussidemete ja mingite siukeste asjadega ja mõõgad tähendavad nagu suhtlust, et võib-olla teil on vaja siin natukene rohkem suhelda. Veevalajad eelviimase kaardina on siit anda välja teile veel tornikaart. Nüüd natukene peate olema ettevaatlik, sest tornikaart tähendab mingit ootamatut kiiret järsku sündmust. See on siuke maailma kokkuvarisemise kaart, mis tähendab, et mingid olukorrad võivad väga järsku lõppeda. Samas võivad väga järsku lõppeda mingid siuksed negatiivsed olukorrad, et seda kaarti ei peaks alati võtma negatiivselt. Ja võib-olla see aevastus on ka nagu tõestus, sest tihti on, et kui mul tuleb mingi nagu mõte või mida ma järgmisena tahan kaardi kohta öelda ja just sellel ajal tuleb aevastus, siis kellegi jaoks on see tähtis. Ehk siis oodake ka mingeid positiivseid kiireid muutusi ja olge valmis siis nagu tegutsema. Et midagi siin on toimumas, muidugi kahjuks kellegi jaoks võib-olla tõesti väga järsku lõpus mingi sõprusside või suhe ära, aga samas on just nagu hästi palju potentsiaal, et väga järsku võib siin midagi uut pidustuste või tähistamiste ajal tekkida. Ja lõpetuseks kuutaro pakist, mis on tulemas veevalajale kuutaro pakist. Ja tuleb siit selline kaart, mis ütleb astuge enda mugavustsoonist välja. Ja võib-olla siin on hoopis see siis märk, et kui te soovite uusi tutvuseid ja sidemeid luua, siis te peate enda mugavustsoonist välja astuma ja nii kui te astute mugavustsoonist välja, siis võib-olla lõpebki hoopis ära see periood, kus te veedate aega üksinda või midagi lõpeb siin väga järsku ära, kui te astute enda mugavustsoonist välja ja midagi saab siis väga järsku ka uut alata.
veevalajad. See oli siis selleks korraks, teie lugemine oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaladele ning vaatame siis üle, mida see kuuvahetuse energia toob teile. Ja mis on tulemas siin kalade poole lähitulevikus, mis on tulemas kalade poole lähitulevikus, mis on tulemas. Ja hopsti, tundub, et kala saab sellised kaardid, mida täna üldse mitte kellelegi tulnud ei ole. Esimese kaardina on kalal väljas suhteliselt edukas müntide 8. Nüüd müntide 8 võib tähendada sihukest õppimist, harjutamist, lugemist, muidugi millegi nagu üles ehitamist. Väga hea töö või raha või sihuke materiaalne või külluse energia. Samas jällegi müntide 8 on hästi nagu aeglane kaart, et see kaart kindlasti tähendab siis nagu kannatlikkust. Et kes tasas õuab, see kaugele jõuab ja müntide 8 alati siis nagu ütleb seda, et kui te panete aega ja energiat olukordadesse, kus te tahate näha nagu arenguid, siis tegelikult nendes olukordades need arengud ka teieni peaks tulema. Nüüd aga natuke peab olema ettevaatlik kalad, sellepärast et teise kaardina on teil väljas kuradi kaart. Võib ta tähendada kaljukitse tähtkujuga mingit kokkupuudet, võib-olla teil on endal kuskil sünnitabelis hästi palju kaljukitse, mingi tõusumärk näiteks, aga kindlasti tasub ka ettevaatlik olla, sest see võib tähendada toksilisi inimesi, halbu harjumusi, sõltuvusi, mingit negatiivset mõtteviisi või mingit illusioonide vangis olemist. Et kindlasti ärge laske endale mingit nii-öelda pudi silma ajada ja pimesilmi ei tasu siin ka nagu kedagi usaldada, samas ei pruugi see olla ka nüüd kõige negatiivsem märk. Vaatame viimase kaardina. Ahaa, okei. Viimase kaardina sellest pakist tuleb kaladele välja ka sauade emand. Ja sellega nüüd ikkagi natukene peab ettevaatlik olema, sest sauade emandal on hästi tugev seksuaalenergia või kireenergia. Noh, aktiivsus ja loovus ka muidugi, aga see kuradi kaart, need sõltuvused, eks ju, kellelgi võib siin olla füüsilise kontakti sõltuvus. See sauade emand, kuna ta on naisenergia kaart, siis ei pea tegelikult tähendama seda, et on naisterahva kaart, et see sauade emand võib ka näidata kellegi jaoks mingit meesterahvast. Sauad tähendavad sportlikust, head välimust, kütkestava kirgliku austaja kaart on see. Võib see olla mingi austaja, partner, lähedane isik, võite ise saavutada selle energia. Samas võib see olla siis mingi sellise inimese energia, kes teie ellu alles nagu tekib. Et siin võib ka olla siuke olukord, et müntide 8-ga te ehitate ennast üles ja see toob teie teele mingid siuksed kahtlaste tagamõtetega võib-olla inimesed, et selles mõttes tasub natukene ettevaatlik olla. Samas aga kui te ise saavutate selle sauade emanda energia, siis mina alati olen öelnud, et sauade emand on kõige võimekam emanda kaart, et ta näitab siukest enesekindlust ja võidukust ja saavutusi. Ja vaatame, mis siin lõpetuseks on kalale tulemas Kuutaro pakist, mis on tulemas kalale Kuutaro pakist, mis on tulemas Kuutaro pakist. Ja tuleb siuke kaart, mis ütleb, et vastused on käe kaugusel põhimõtteliselt. Need peatselt peaksid tulema teie olukorda mingid vastused. Kui te olete oodanud mingitele küsimustele vastust, siis tegelikult see kaart just kinnitabki seda, et peatselt on need teie poole teel. Et väga kaua ei pea enam ootama, ei ole vaja liigselt ka ikkagi kiirustada. Kalad. See oli siis selleks korraks, teie lugemine oli meeldiv ning kohtume varsti taas.